Tere! Mina olen Oliver Sale, käin 11. A-klassis ja te vaatate Märjamäe gümnaasiumi uudiseid. Selles osas vaatame üle tähtsamad sündmused, mis oktoobrikuus toimusid. Nendeks on õpetajate päev, õpilasesinduse kohvik, stiilinädal, uus õpetaja ja lõpetuseks salongi õhtu. Vaatame siis, mis Oliver teada sai. Täna on Märjamäe gümnaasiumi õpetajate päev ja me lähme intervjueerime tänased õpetajad. Tere! Mis on sinu nimi ja keda sa täna õpetajate päeval asendad? Ja Markus ja ma asendan Kullat. Aga mis on sinu varasem kogemus muusikaga? Muusikakooli lõpetanud. Väga. Tere! Tervist! Keda sina asendad täna? Mina asendan Birgit Pähni, Mida ta õpetab? keemiaklatt hetkel. Mida te täna õpilastega teete? Täna siis me teeme keemiateemalist kuldvillakut ja peale seda siis kontrollime ka koduse töö ära. Tundub, et asendusõpetajatel on asi käes. Uurime nüüd, kuidas läheb asendusdirektoril. Tere! Tere! Mis tunne on olla juhatuse liige? Uhke! Kui sa lähed klassi, siis tõusevad õpilased ilusti püsti ja tervitatakse üle terve kooli. Kui tähtis on direktori roll koolis? Direktori roll on kindlasti tähtis, aga ma ütleks, et igapäevaselt vastutab või korraldab pigem rohkem õppealajuhataja, kuid direktor on ikkagi see, kes lõpuks vastutab, nii et direktoril on tähtis roll koolis. Kas direktori töö on raske sinu arust? No esimese päevaga ei ole raske, aga kindlasti on mingeid väikseid selliseid ootamatusi ja nendega tuleb kohaneda. See ongi see direktori töö raskus. Väga hea vastus, aitäh! Uurime ka päris õpetajatelt, kuidas neil täna läks ja mida nad teinud on. Tere! 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 Kuidas sulle tänane päev meeldinud on? Väga stressirohke, aga mulle meeldib see. Mulle väga meeldib tänane päev, et tore, et tegite päeva lühemaks. Arvasingi, et on liiga pikk. Kus sa said oma outfiti jaoks inspiratsiooni? See on hea küsimus. Hommikul ärkasin üles, vaatasin, võtsin esimesed ettejuhtud asjad ja tuld. Tegin kapi lahti ja asjad võtsin esimese asja, mis kätte ja see jäi lihtsalt. See on mu inspiratsioon. Kas sa arvad, et tänase päeva õpetajate päeva õpetajad võivad tulevikus saada ka päriselt ise õpetajateks? Kindlasti. Ma loodan seda väga, et ma tahaks pensioni ikkagi üks hetk ka saada, et peab olema järgmine õpetaja. Aitäh! Väga hea, aitäh! Tere! Tere! Kuidas teile tänane õpetajate päev meeldinud on? Väga. Mida teie õpetajad tegite täna? Meie olime rõõmsad, meie mängisime Kahooti, meie tegime filmi. Ühesõnaga, meil oli väga lõbus, Nii et tänane päev on positiivne olnud. väga positiivne. Aitäh! Uurime direktorilt, mis on tema arvamus õpetajate päevast ja kuidas on esmamuljed koolist. Tere! Tere! Kuidas teile kui Märjamäe gümnaasiumi direktorile on meeldinud tänane õpetajate päev? Väga on meeldinud. Mulle väga meeldib seda näha, kui inimesed võib-olla vabanevad sellistest pingetest, mis igapäevases elus on ja siis tunnevad ennast mõnusalt, lustivad ja naudivad seda päeva täiega. Selline ta peabki olema. Kuna te olete siin koolis uus direktor, milline on teie esialgne mulje Märjamäe gümnaasiumist? Mulje on hea, et kindlasti, kui me räägime sellest, mis seostub majaga, siis siin on hästi palju parandamisvõimalusi ja ma väga loodan, et järgmisel aastal hakkame sellega tõsisemalt tegelema. See, mis seostub inimestega, on selline, et see potentsiaal on hästi suur ja võib-olla direktori kohus ja töö ongi neid inimesi omavahel rohkem kokku tuua, neid üksteisele näidata, eks ole, et nad seda potentsiaali rohkem nagu tööle panna, mis seostub mitte ainult kooliga, vaid ka laiemalt kogu Märjamaaga. Ja ma usun, et Märjamaa on võimalik niimoodi uuesti kasvama panna, et on edaspidi mitte ainult õpilasi rohkem koolis, vaid on üldse Märjamaal vallas rohkem elanikke ja rohkem töökohti ja siis ma arvan, et on meil kõigil sellest hea meel. Okay. Kui tähtis on teie arvates direktori roll koolis? No eks ta ikka on paratamatult tähtis, sest et see on tippjuhi roll, mis peab olema täidetud niimoodi, et
ta mitte ei sega, vaid aitab kaasa sellele, et areng oleks nagu võimalikult harmooniline ja samas kiire. Ja direktori roll on siis erinevad sihtgrupid omavahel kokku tuua, siis hoida mingisugust ühtset joont, järgida mingit visiooni, mis on eelnevalt läbi räägitud, et igas organisatsioonis on tegelikult juhi roll oluline, aga sellises organisatsioonis, mis on hästi dünaamiline, nagu on üks kool nagunii, ja kus on tohutult palju infot, tohutult palju uusi mingeid aspekte, mida kõike tuleb arvestada, siis see ongi direktori töö. Aga aitäh teile! Sellega lõppes meie õpetajate päev. Järgmiseks uurime, kuidas läks õpilasesinduse kohvik. Tere, täna on Märjam gümnaasiumi õpilasesinduse kohvik. Kellega ma täna siin olen? Tere, ma olen õpilasesinduse president Peti Liina. Mul on teile paar küsimust. Mida kõige rohkem ostetakse? Täna läksid kõige kiiremini küpsised, aga tavaliselt on ikka kõige populaarsemad pitsarullid. Miks kohvikut peetakse? Peamiselt teeme kohvikut ikka selle jaoks, et teile ürituste jaoks raha koguda. Ja kuidas kohvikuga läinud on? Väga hästi, esimese 3 vahetunniga on juba päeva kõik asjad otsa saanud, et rahvas liigub. Tore, aitäh teile! Tore kuulda, et kohvik on hoos ja rahvast liigub. Oktoobris toimus veel stiilinädal, kus õpilased said tavadest natukene eemalduda ja tulla kooli näiteks pidžaamades või hoopis oma lemmikõpetajana. Veel oktoobris liitus meie kooliperega uus nägu, kellega nüüd tutvume. Tervist! Oktoobrikuus on meie kooliperega liitunud ka uus õpetaja. Nüüd teeme temaga natuke lähemalt tutvust. Tervist! Kuidas on teie nimi? Tere, ma olen Aivar. Tere, Aivar! Mis aineõpetaja te olete? Ma õpetan keemiat 10. ja 11. klassile, ehk siis gümnaasiumile. Selge. Mis on teie esmamuljed Märjamaa gümnaasiumist? Positiivsed. Nagu mulle alguses öeldi, see on selline rohkem kõik tunnevad kõiki, kõik võtavad kõigiga kontakti ja tundub töötavat. Meeldiv kuulda. Ja täna siis on Halloween ja on selline küsimus, et mis on selle kostüümi inspiratsioon, mis teil seljas on? See on selline üldine maitse, mulle väga-väga meeldivad, lähevad peale sellised šamaanilik, traibal, koopamehe, kõik sellised ürgsemad, ütleme linnastumisest varasemad esteetika. Selge, suur aitäh teile! Lõpetuseks toimus meie iga-aastane salongiõhtu, kus 7–12 klassid tegid filmikonkurssi jaoks oma versiooni mõnest tuntud õudusfilmist. Konkurssi võitis 11. B-klass. Selline oli meie oktoobrikuu ja 11. klasside uudistesaade. Lõpetuseks soovin tänada teid vaatamast ja head hommikut, päeva või õhtut.